ajaloorühmad Eesti mõisatest ja Olustere mõisast. Koostasid Katre Ott, Ott Kaljura, Dagmar Ojavee, Keit Uusen ja Karoliina Pedaja. Meie grupis olid Ott, Katre, Dagmar, Karoliina ja Keit. Meie ülesanne oli teha ajaloosrühmad ja Olustere mõisast. Ott ja Katre vastasid küsimustele ja koostasid esitluse. Keit tegi pildid, Dagmar ja Keit lugesid peale. Keskajal olid mõisad oma väljanägemiselt puidust ja kivist. Administratiiv. Mõis oli suure eesõigustega maavaldus- ja põllumajanduslik tootmisüksus, varem ka administratiiv- ja omavalitsusüksus, mõisavald, mille hulka kuulusid väiksemate end ise ära majandavate üksustena talud. Rüütli mõis on eraomandis. 18. sajandil algas Eesti mõisate ja aadli omavalitsuse hiilge aeg. Vene ja Rootsi vahel 18. sajandi algul toimunud põhjasõjas alistusid Eesti alad Vene kroonile tingimusel, et säilitavad kõik endised aadlike õigused ja privileegid, nii nimetatud Balti erikord. Tegelikult aadlike õigusi isegi suurendati ning lisaks hakkas siin 18. sajandil algas Eesti mõisate ja aadli omavalitsuse hiilge aeg. Vene ja Rootsi vahel 18. sajandi algul toimunud põhjasõjas alistusid Eesti alad Vene kroonile tingimusel, et säilivad kõik endised aadlike õigused ja privileegid, nii nimetatud Balti erikord. Tegelikult aadlike õigusi isegi suurendati ning lisaks hakkas siinne aadelkond mängima olulist rolli tsaari Vene võimu ladvikus. Eesti hiilge ajal oli mõisaid kokku 1245. Esinduslikud mõisasüdamed olid kujundatud tihti suurejooneliste ansamblitena, kus kesksel kohal asunud lossitaolist peahoonet ümbritsesid vahel kuni 10 hektarite suurused pargid, koos lehtlate, skulptuuride, veekogude ja sildadega. Peahoone ees paiknes tavaliselt ringtee, nii nimetatud auring, mille ääres asetsesid tavaliselt mõisa tähtsamaid majandushooned, ait ja tall, tullakultuur. Ülejäänud hooned paiknesid vahetus läheduses. Peahoone taga oli tavaliselt park. Mõisa tähtsamad majandushooned olid ait, tall, tullakultuur ja teised. Oota, mis asja? Sa olid kõik need nimed siin ja siis panid, et olid ametimehed, olid erinevad ametimehed, kes olid mõisniku palgal iga päeva. Mõisa valitseja, kirjutaja, aidamees, virtin, kubjas, kilter, rehepapp, eessulane, tallimees, teenijad, köögitüdrukud ja moonakad olid ametimehed mõisniku palgal ja igapäevaselt ametis. Esimesed tagasilöögi said mõisa 1905. aastal, mil Venemaal puhkenud revolutsiooni käigus põletati ülestõusnute poolt maha üle 100 mõisa. 1919. aastal läbi viidud maareform lõpetaski mõisa ajastu, võõrandades kõik Rüütli mõisad nende omanikelt. Esimese vabariigi ajal osadesse mõisakompleksidesse paigutati koolid, lastekodud, rahvamajad ja muud sellised. Paljud mõisad jäid aga kindla otstarbeta ning hakkasid tasapisi lagunema. Nõukogude ajal suhtuti mõisapärandisse skeptiliselt, ei väärtustatud, sest seda peeti sakste värgiks. Eestis enam-vähem algkujul säilinud ja ümber ehitamata mõisahooneid on 414 ehk üldarvust umbes kolmandik. Eesti mõisapärandit on oluline hoida, sest see on Eesti visiitkaart, omalaadne ajaloo mälestusmärk ning park ja sihiteed annavad tunnistust kunagisest kuulsusrikkast ajaloost. Peamine tegevusala, mis andis osa talude ja mõisate sissetulekust, oli maaarimine, loomapidamine ja nii edasi. Viljasaak oli nii suur, et mõisapidajad rajasid viinaköögid, sest viina põletamise levik oli suur. Viinaköögid praagaga nuumati härgasid ning ühtlasi paranes ka põldude väetamine. Mõisatest rajatud viinaköögilt rahuldasid kohalike majapidamise või lähema ümbruse vajadusi.
Balti-Saksa aadelkond oli oma olemuselt konservatiivne, nad nägid oma positsiooni nõrgenemist. 18. sajandi lõpul toimus mõisamajanduses kriisinähud. Mõisnike kulutused suurenesid, soovides jäljendada Euroopa elatusstandardeid, rajati alates 18. sajandi lõpust uusi uhkeid ja suurejoonelisi mõisakomplekse, peeti ametis ohtrat teenijaskonda, koolitati oma poegi Euroopa ülikoolides ning seeläbi kasvasid võlad. Algas teraviljahindade langus, kuna maailmaturule hakkas tekkima uusi suurtootjaid. Kulude suurenemist üritasid mõisnikud katta mõisapõldude laiendamise ja talupoegade koormiste kasvuga. Paljud Balti-Saksa mõisnikud sattusid võlgadesse, sest sissetulek oli väiksem kui väljaminek ning viljahindade maailmaturul langes. Maa oli endiselt mõisnik oma, maad tuli rentida, teorent tühistati, tõuloomaretus, hakati kasvatama peenvilla lambaid, pandi rõhku piimakarja aretamisele, kasvatati ka rohkem kartulit. Niinimetatud mõisarahva moodustasid sulased, teenijatüdrukud ja töömehed. 19. sajandil oli talurahva peamised koormised kümnis talupoegade koormis, mis kujutas endast kümnendiku talusaagist, hinnus talupoegade koormis, mis kujutas endast kindlaks määratud naturaalmaksu, teopoegade koormis, talupojad olid kohustatud aastas kindel arv päevi mõisas oma riistade ja loomadega tasuta tööd tegema. 1856. aastal talurahvu seadustega asendus talupoja töö mõisapõllul palgatöölise omaga. Raharendile üleminekuga sai ka mõis uued võimalused. Mõisnik sai talupoegade käest raha, sest talupojad said võimaluse oma maapäriseks osta. Mõis võttis palgatöölisi tööle. Mõisa äärpärid nõudsid mõisnikelt suuri kulutisi, sest rahaga oli parem vajalikke investeeringuid teha. Tervitades Keit Uusen. Olustvere mõis. Mõis rajati Olustverre juba orduaja lõpul ja esialgu olevat see paiknenud oma praegusest asupaigast kilomeeter-paar põhja pool kohas, kuhu hiljem kujunes Vanamõisa küla ehk nagu seda praegu kutsutakse Papioru. Praegusele kohale on mõisa asutanud alles Valentin Schilling, kes Jakob de la Gardile kuulunud Kolgani Kiiu mõisa ompanina sai nii Olustvere kui ka selle ümbruskonna külad 1632. aastal oma isanda käest läänistuseks. 1663. aastal nõutas Jakob de la Gardi poeg Pontius Friedrich Schillingi käest mõisa tagasi, kes 1668. aastal pantis mõisa Purnuse mõisnikule maanõunik Johann von Schlippenbachile. Viimane pärijate käes püsis Olustvere seni kuni Anna Frederik 1742. aastal Pahkla pärishärrale Karl Gustav von Fersenile mehele läks. Fersenite näol on tegemist Pommerist pärit suguvõsaga, kelle esindajad olid Liivimaal liikunud juba alates 16. sajandist. 1791. aastal sai Olustvere omanikuks Anna Frederika ja Karl Gustavi vanem poeg Hans Heinrich von Fersen, kes 1794. aastal juhtis Vene armee koondist Varssavi all. Ta tegi seda nii võidukalt, et keskrinna tõstis ta 1795. aastal ta graafiks. Graafi tiitel avas Olustvere Fersenitele hoopis teised perspektiivid. Hans Heinrichi pojapoeg Paul oli jõukonna ülejäägermeister ning Pauli poeg Nikolai, kelle nimel Olustvere 1884. aastal kirjutati, oli Peterburi jõukonnas ülemtseremooniameister. Fersenite kätte jäi Olustvere mõis kuni 1918. aastani. 10. oktoobril 1919. aastal maaseadusega võõrutati mõisnikelt maa. Maaseadusega tunnistati riigi omanikuks kõik suurmajapidamised ühes kõige nende juurde kuuluva põllumajandusliku inventariga. Samal aastal anti mõis rendile Viljandi Eesti Põllumeeste Seltsile ja Viljandi maakonnavalitsusele kui Eesti Aleksandri kooli ülalpidajale. Momendil asub mõisa Häärbers Olustvere turismikeskus. Olustvere mõis oli oma aja kohta väga moodne, kuna selles majas oli telefon, elekter, keskküte ning veevarustus. 19. sajandi keskel valminud valitsejamaja ehk varasem härrastemaja
ehitati 1920. aastal ulatuslikult ümber. Stiilsed maakividest ja tellistest kõrvalhooned paiknevad funktsionaalsete rühmadena pargist kagus ja edelas. Olustvere mõis ja vana härrastemaja valmis ühekorruselisena 17. sajandil. Teine korrus lisati 1900. aastate alguses. 1920. aastal kolis mõisa hoonesse Eesti Aleksandri Põllutöö Keskkool ehk tänapäeval Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, mis asub kaasajal 1985. aastal valminud uues hoones. Mõisaegne sepikoja hoone rajati 1886. aastal. 1913. aastal valmis tahutud maakivist Aitkuivati, mis oli esimene elektrifitseeritud ja automatiseeritud Aitkuivati Baltikumis. Ja see tegutseb siiani. Villa- ja käsitöökojas asub Ilmar Tilgale kuulub Topiste näitus. Koolimaja taga asub aedniku maja, kus elas omal ajal aednik. Olustvere talli ühes hoones asub hetkel Voldemar Luhale kuuluv puuhobuste näitus. Mõisa viinaköök ehitati 19. sajandi keskpaiku Paul Ferseni poolt. Nõukogude ajal töötasid majas saun, saeveski ja puidutöökoda. Praegu asuvad majas klaasi- ja keraamikakoda. Enamasti aeti seal viina rukkist. Töö käigus saime teada Eesti mõisate ajaloost ja Olustvere mõisast põhjalikumalt. Tänan kuulamast.